Vabasõidu järgi üllatuslikult tulid esimesena teises sõidus, et kust selline kiiruse hüpe? No tegelikult täna üldse olid vahed päris väiksed nagu ringiajad, et kõigil suht samad, et suht palju stardis kinni ja kui enne teist sõitu maast saaks vihma kõrval sadama, siis tuli nagu teadsin, et üks kindlalt toob üks kuiv soon sisse ja kui seda suuda ära katta, siis võib kõike juhtuda. Et start õnnestus hästi ja siis kohe paar ringi tõusin esimeseks ka ja ma ei tea, sõitsin oma sõitu põhimõtteliselt, vaatasin, et mingeid vigu ei tee ja nii see tuli. Midagi üle mõistuse värki ei pidanud tegema täna. Hooaeg on olnud ju ülimalt imelik ja keeruline. Kuidas sul see hooajaks valmistumine see käis? Oli motivatsiooni ka või? No ikka selles suhtes, et me olime juba märtsis pidi hooaeg hakkama, me olime selleks valmis, käisime juba laagris jaanuaris Sardiinias ja kõik oli nagu valmis, tsiklid, kõik täis pauk. Ja siis tuli see paus, et trenni sai ikka kõvasti, et ütleme nii, et päris äge oli täna tulla, kõditas seest, ütleme nii, et päris pulli, et eks see mott ikka vahepeal ära läks juba, kui tead, et mille nimel enam sa trenni teed, aga ei, nüüd hakkab juba pull pihta ja augustis juba Euroopakad ja siis läheb juba elu käima. Hetkel nüüd rahvusvahelise kalendriga mängitakse edasi-tagasi, et kui palju see sinu hooajaplaane mõjutab? Täiega mõjutab, et see aasta on plaan sõita 2 Euroopakate klassi, et 2 takti ja Openit. Et nüüd eile tuligi siis uus kalender välja, et loodetavasti see jääb pidama. Kui see pidama jääb, on päris äge, sellepärast et Lätis on kohe 3 etappi mul ka, nii et saab nädal aega keegumsis olla. Aga seni oled siis Eestis ja järgmine nädal Pärnus peal, jah? Ülejärgmine? Jah, enam-vähem, et järgmine nädal lähen Soome võistlema, aga üldpildis jah, siin Eestis, et Eestikaid nii palju kui võimalik ja Lätti ja Soome ja siin pendeldama. Ja Euroopa klassis, mis sul hooaja eesmärgis on? No tahaks ikka poodium on siuke nagu miinimum nii-öelda, aga pull oleks, kui tahaks Euroopa meistriks.